Välismaal elavaid eestlasi ühendavad Esto päevad toimuvad 2019. aastal paralleelselt nii Helsingis, Tallinnas kui ka Tartus. Kogu sündmus lõpeb üldlaulupeol Tallinna lauluväljakul, millest võibki saada alguse uus traditsioon. Estot on välismaal elavad eestlased korraldanud 1972. aastast alates. See oli suur sündmus, mis tõi raudse eesriide taga elavad eestlased regulaarselt kokku. Kuigi Esto roll on peale Eesti taasiseseisvumist muutunud, peetakse seda siiani. Viimati näiteks 2013. aastal USA's San Franciscos. Ja ees ootab veel üks Esto, algusega 2019. aasta 27. ja 28. juunil Helsingis, seejärel 29. ja 30. juunil Tartus ja 1.–4. juulini Tallinnas. Me oleme mõelnud niimoodi, et nädal enne üldlaulu- ja tantsupidu. Ja see nädal enne on just hea selleks, et üle ilma eestlased siis saavad omavahel kokku ja saavad arutada küsimusi, mis nendele on kõige hingelähedasemad. Esto on korra varemgi Eestis toimunud. See juhtus 1996. aastal Tallinnas, nüüd aga esmakordselt ka Tartus. Täna käisidki Esto korraldajad sel teemal Tartu linnapeaga rääkimas. Linna tuleb tuhandeid külalisi, eestlasi üle maailma. Tartul on võimalus siin läbi kultuuriprogrammi, spordiprogrammi, läbi öölaulupeo, läbi muuseumite, läbi arvukate konverentside olla sillaehitajaks eestlaste vahel. Estole oodatakse vähemalt 10 000 välismaal elavat eestlast. Just nimelt välismaal elavat eestlast, mitte aga väliseestlast. Selline sildistamine on nende endi hinnangul iganenud. Eriti praeguses geopoliitilises olukorras me peame hoidma kokku ja me ei saa seda erinevust nagu ette tuua. Ja ma arvan, et eestlastel Eestis, kes elavad siin ja kes elavad välismaal, et see teeb meid tugevamaks, kui me kustutame seda ära ja lihtsalt mõtleme ennast nagu oleks globaalsed eestlased ja mitte erinevalt väliseestlased või kodueestlased. Esto korraldajad ei julge kinnitada, et 2019. aasta saab olema kindlasti viimase Esto aasta. Samas aga usuvad nad, et sel kujul ei ole enam mõtet jätkata. Kokku peaks aga siiski saama. See on ju tõsi, et Estode roll on vähenenud, sellepärast, et ei ole enam sellist ühtset suurt poliitilist sõnumit. Ja sellepärast tundub meile, et eestlased välismaal saaksid kokku iga 5 aasta järel siis nädal enne üldlaulu- ja tantsupidu.